tere tulemast vaatama 2023 e-autoralli Eesti meistrivõistluste Tšehhi ralli Power Stage'i videot. Seekord siis vaatame üle kõigepealt EMV2 arvestuses sõitnud mehed ja siis lähme üle ka EMV1 arvestuse juurde. Tegu siis ralliga, kus olid omajagu keerulised olud, oli nii vihma kui ka liisama livedaid teid. Aga läheti siis kõige esimesena Silver Effort rajale EMV2 arvestuses. On ta siis katkestanud korra, aga sellegi poolest tasub veel üldarvestuses kõrgel kohal. Ja on tal võimalus päris okeid punktid siit rallilt võtta. Vedas tal sellega, et katsed, kus ta pidi siis superralli süsteemis sõitmata jätma, olid suhteliselt lühikesed. Need oluliselt tema rallit ei mõjutanud. Küll aga ta oli siis varem suhteliselt kindel teisel kohal, aga nüüd siis oli 6. kohta. Järjeks on ka Kiskupitše publikukatse osa, mida üldiselt sõidetakse teises suunas siis ja koos šikaanide ja muude takistustega. Siis väljutakse seda areeni osad. Aga nüüd siis läheb startiga Egert Tõkke, kes seekord siis võistlemas natuke kõrgemal kohale, kellel on ralli natukene paremini läinud, kui on läinud varasemad üritused sellel hooajal, kus ta on siis ka katkestanud ja mida iganes muud seal on juhtunud. Seekord on tal see ralli natukene paremini välja tulnud. Silver Effort sõitus täis kiirusel, kui läks libisema ja külg ees šikaanidesse ja natukene betoonist need rehvid seal olid. Aga tundub, et midagi hullu ei juhtunud, saab igal juhul jätkata praegu. Ja tundub, et Otto sõidab ka ikkagi otse, nii et paras vedamine, et seal enne ei tulnud puu ette, kui tulid need rehvid. Aga sellegi poolest paras viga nüüd siis see punkti katsele, kus tal oli lootus veel lisapunkte haarata rallil, mis tal on natukene aia taha nagunii läinud. Kui ma siin vahepeal natuke köhatan. Ja ka väliskaameraid, mis on sellel katsel päris hästi paigutatud ja päris kenad ja tõetruud ja peaaegu 2 ratta peal seal ja tundus korra, et hakkab isegi laiaks minema seal kurvi väljumisel on üks puu kenasti ees, kui peaks hakkama laiaks minema. Ja kiire osaga metsas puude vahel. See katsel päris palju kiireid osasid, aga nüüd Kevin Vilpak siis starti minemas, kes praegu on suhteliselt kindlalt poodiumi konkurentsis. Praegu 40 sekundit edu Egert Tõkke ees, et ei tohiks küsimusi tekkida. Siis uuesti pildis siin katse lõpu osas. Üks väga andunud fänn rajakõrvalt karjumas ka. Ja väga huvitavat häält teeb. Ja läks seal korraks väga laiaks 2 rattaga ja tagumistega muru peal ära ka, aga püsis kuidagi moodi veel rajal igatahes katse lõpuni. Ta tuleb 4.08,4 ja käis ta siis ka vahepeal seal rehvi hunnikus. Emil Lepp ka siis startimas. Emil Lepp siis praegu kindlal teisel kohal. Keegi teda sealt droonilt ära lükkamas ei ole.
peab muidugi ütlema, et Biskupitši katse puhul on siin tegu ikka väga graafiliselt kena katsega perri kohta. Valgus ja kõik muu on suhteliselt päriselu truuks suudetud ajada ja tundub päris okei silmale, isegi kui need tekstuurid ja mida iganes siin natukene ei ole kõige teravamad, aga valgus ja ülejäänud pilt nii-öelda teeb selle tasa, aga igalt tekka uuesti pildis siis oma katset lõpuni tegemas. Wow! Ja tegi sisuliselt sama viga, mida ja okei, üks mees aeti alla praegu. See on meil videotes esmakordne. Seal tegi sisuliselt sama vea, mille tegi Jõhvert meil siin ka äkki oli siis samas kurvis või oli natuke varem, aga tegi sama vea, läks laiaks ja läks libisema, kätte ei saanud ja sööme alla ka. Ja sai siis reseti ja vihast sõitis vastu puud ka veel peale katse lõppu. Aga siis kindel punktitabeli liider ja kindel ralli liider minemas katsele Kevin Peet läheb taaskord vormistama 30 sekundit umbes ligi kaudu on tema edu Emil Lepa ees. Nii et ei ole siin midagi drastiliselt hullu vaja teha, et see ralli võit ära võtta tähendab. Lõpuni punktikatse punktid talle ka vast kõige olulisemad enam ei ole arvestades, milline on tema punktiedu punktitabelis. Korralik alajuhitus on sellel laugel kahe Apexiga kurvil ja sellele väga mingit rohtu ei ole ka selle autoga. Kui see seal libisema ajad, siis ta lihtsalt kisub ennast uuesti sirgeks. Kuna tal ikkagi võimsust väga palju ei ole, siis rääkides sellest Kevin Milpak teeb siin väga efektse spinni. Vabandan. Tõestamaks, et selle autoga saab driftida ja saab ka üle panna. Tuleb finishisse 4.24, et on korralikult ka aega siin katse kaotanud, mida ma vahepeal ei näinud, aga kaotus siin näiteks Jõhvetile, kelle ei olnud väga suuri eesekeldusi katsel, siis see on sükke 35 sekundit, nii et midagi olulist on teinud ka Milpak. Sest ta on isegi aeglasem, natuke üle 10 sekundi aeglasem kui Tõkke, kes meil reseti sai. Aga Peet nüüd uuesti pildis ja juba enam ei ole Peet pildis, Lepp on pildis. Lõpetamas oma katset. Agressiivse käsividuriga. Sai tagavad see libisema. Ja viimane selge finisisse kenasti üle joone 4.02,4. Hetkel siis punktitabeli kiirem mees Jõhverti ette läheb circa 6 sekundiga. Aga on siis veel Peet tulemas. Kas ta suudab nüüd Emil Lepa veel üle lõia? Siin natuke isegi circa 3 korda pidurduses või andsin natuke gaasi juurde, et seda hoogu parajaks teha. Aga tema kiiruses keegi muidugi ei kahtle. Ei ole talle siiani M2 klassis sellel hooajal vastast olnud.
ja väga täpselt. Mingit laiaks minemist, ei mingit draamat. Väga ilusti ja puhtalt tuleb läbi Kevin Peet ja läheb Emil Lepast ette 1,5 sekundiga. Nii et hetkel kiirem mees, mõned mehed on veel tulla, keda me otsepildis ei näe, aga hetkel kiirem Kevin Peet siis ralli võit ja 3 punkti katselt lõpuks Emil Lepp teine koht ja 2 punkti katselt Kevin Milpak 3. Egert Tõkke 4. Enno Kööts 5. kohal, Silver Jõhvet 6. ja saab ka 1 punkti katselt juurde Gert Rohtjärv 7. kohal. Raido Mõtsar 8. 4 punkti katselt, Lauri Hõbelaid 9. ja punkti katse võit. Ja top 10 lõpetab Gert Popu. Aga nüüd lähme juba EMV 1 klassi juurde, Mario Haugas annab meile siin stardipolgu videosse. Läheb oma Ford Fiestaga kiireid aega püüdma. Tempo on siin ikkagi oluliselt kiirem, kui on EMV 2 klassi ralli 3 autodega. Vaatemängulisust on oluliselt rohkem. Nende vahe peaaegu, et võiks öelda, et sama vahe, mis on siis nendel R5-del ralli 2-del WRC masinatega või siis nüüd ralli 1 masinatega. Suhteliselt samas auku vahe peaks olema. Oleme muidugi katsest, aga vaatemängulise poolest kindlasti. Blanket siis ka starti minemas. Meil esmakordselt siin pildis on. Aga varem sõitnud ja olnud kiire, kas on midagi juhtunud või ei ole jõudnud rallit lõpuni sõita minu mäletamist järgi või mingid teemad on olnud, igatahes nüüd ta meil on need siin olemas. Ja on ta siis circa 15 sekundise eduga hetkel Mario Haugas ees 4. kohal. Väga kiiresti läks sinna sisse, mul oli küll selline tunne, et ta ei saa seisma, aga näed, sai seisma ja võttis ilusti kurvi välja. Esimesuriga aitas siin ringi, väga hilise pidurdustega ja väga teistsuguse joonega seal. Igatahes nüüd Gabriel Simson veel starti minemas väga keelete vahedega. Meil on mehed startimas ja Gabriel Simson oma rohelise Volkswageniga siis jällegi pildis. Oleme teda juba korduvalt pildis näinud ja võivata minu mäletamist ühendas ka 3. kohta punktitabelis. Samamoodi siis võivata hetkel 3. kohta sellel konkreetsel rallil. Ja on sisuliselt ka üks ainukesi Volkswageni sõitjad üldse. Ago Oll sõidab veel Volkswageniga, aga rohkem väga palju neid ei ole, ka Emo Kade samamoodi, aga viite neid vist kokku ei tule isegi. Et pigem selline ebapopulaarne valik, eks enamus sõidavad ikkagi Škodadega. Vastupidiselt siis sellele, et tegelikult on Volkswagen rahvaauto, siis siin on Škoda rahvaauto. Eestlaste lemmik ka midagi. Tagasi Mario Haugase pilti, mis on katse lõpuni väikselt olemas. Käsipiduriga päris mitu korda aidati, natuke mind isegi liiale ja seest läks haukama, ütleme niimoodi seda valli. See oli natukene võib-olla üleliigne, siin ka väike alajõituse moment toimus keset seda tagasipööret. Näiteks võrreldes siis ralli kiinetamistega Karl Reino ja Andres Inimää, nendega võrreldes saate näha kindlasti sõidustiili ja sõitjameisterlikkuse vahet, kui me võrdleme siin näiteks 5.-4. kohalt sõitvat Augaste Blankenit versus siis Reino ja Sinimäe, et sõidupuhtus kindlasti on üks faktoritest, mis siin väga palju mängib asjasse sisse. 3.47.1 siis Mario Augasele praegu paneb meile benchmarki paika. Rääkides hundist, siis Anders Inimää ongi rajale minemas.
oma valge autoga. Tundub, et vahepeal mängisid mingid turvakaapide helid, mis olid tunduvalt lindistamise ajal peale jäänud, mis on päris põnev. Ma olin siin natukene aega segaduses, panin enda klappe laadima. Igatahes ignoreerime seda, teeme näo, et seda ei olnud. See fänn jälle karjus väe ääres ka, ausalt Blankenist tuleb finišisse 347,4 ehk siis veidikene aeglasem kui oli Mario Haugas. Siiski Gabriel Simson veel. Katse viimast osa siin sõitmas. Sõidupuhtust on siin juba näha, kõik on välja arvutatud, kõik on täpselt nii nagu olema peab, nii et juba on seda vahet näha, kui me näeme juba kolmandat kohta ja siis järgmine level on veel Sinimäe ja Reina, kes on kõigi neid katseid nii palju kordi juba sõitnud, et teavad no ikka nii täpselt, kus sõita, et sõidavad iga kord samamoodi sisuliselt. Simson lõpus sõidab rahulikult time controlli ära. Ja Reina lähebki siis peale. Oma Hyundai'ga väga kirjus disainis. On ta siis ka praegu ralli liider, kus juures 8 sekundiga on ta Sinimäe ees. Väga tihe võitlus on neil olnud terve ralli vältel, nii et Reinal on siin võimalus ka võit võtta. Mees, kes siiani on seda hooaega sisuliselt domineerinud. Hyundai veel üks suhteliselt ebapopulaarne auto, et nüüd sellega samamoodi väga palju ei sõideta. Aga Reina siis näitamas, et sellega saab ka kiiresti sõita. Ei saa nüüd Škodadega kiiresti sõita, vaid vahet pole. Huvitav ongi, et me oleme näinud siin top 5 4 erinevat autot. Ainult Blanken ja Sinimäe sõidavad siis Škodadega, teistel kõigil on mingid muud autod, ehk siis Reino ja Hyundai'ga, Simson Volkswageniga ja Haugas Fordiga. Sinimäe siis tulemas katset lõpuni. Saame näha, mis ajaga tema tuleb. Siin järjest olid praegu Haugas hetkel kiirem läbi ja 47.1 oli minu meelest. Et näeme, kui palju ka lööb üle selle aja Anders Sinimäe. Nii et 2,7 sekundit. Tuleb ka time controlli ja nüüd näeme veel pool katset, kuidas sõidab ralli liider Jan Reina ja kuidas seda punkti katset siin kiiresti lävitakse. Näeme siis ka nüüd onboardist ülejäänud katse. Väga hea kaameranurk. Oi, ja lõikame ka kohe, jah. Väga täpselt teab, kust peab sõitma. Sellest ma räägin. Ja ma vist onboardist polnudki veel näinud seda kiiret metsavahetust osa siin. Kurvis on väga lihtsalt võimalik pikaks panna puude vahele ja oma ralli lõpetada. Ja nüüd maha pööre vasakule. See siis mingi onu teeb pilti alati.
ja nüüd uuesti mahapööre. seal ka üks onu teeb pilti alati, ta tahab varbaga auto alla jääda tihti peale. nüüd siis need viimased kurvid, mida me oleme teiste poolt ka juba näinud. ja natukene võtab seest jälle muru kruusa pealt lisa. siin samamoodi. ja täpselt raja valimisse äärde välja. ja väga kiiresti puhtalt läbi. viimane kurv veel ja tuleb üle joone 44.2. minimaalselt kiirem kui Anders Sinimäe võtab selle punktikatse võidu endale ja sellega ka siis maksimumpunktid Tšehhi rallilt. ja ongi siis ralli tulemus, et Karl Reinoja on siis võitnud ja võttis ka maksimumpunktid, Anders Sinimäe teisel kohal ja ka punktikatsel teisel kohal. siis Gabriel Simson kolmas, punktikatselt punkte ei saanud. Joosep Blanken neljandal kohal, punktikatselt sai samuti 0 punkti. Mario Haugas viies, punktikatselt 2 punkti, Mario Vendla, Allar Arumäe, kes saab punktikatselt 1 punkti, Joosep Laiksoo, Kevin Lempo ja Kristjan Pints. ja sellega ongi meie punktikatse väike ülevaade lõppenud. täname kõiki, kes vaatasid, jälgige kindlasti edasisi ülevaateid, edasisi videosid Evali poolt, ka teistest sarjadest. ja siis näeme järgmine kord. kindlasti tulge vaatama ja aitäh, et tulite.